Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 30. märts kuni 5. aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile selleks nädalaks öelda on. No teil on väga siukene ilus nädal tulemas, ma ütleksin. Nädal algab siin hingesugulaste kaardiga. Hingesugulaste kaart ehk karikate 2 minu jaoks on selline kaart, kus kas te kohtute kellegagi või on teie elus keegi. Selline inimene, kellega te mõtlete ühtemoodi, kes on teie inimene, kellega te ei pea teesklema, te võite rääkida, mida tahate. Ta mõistab teid nagu poolelt sõnalt. Te võitegi üksteise lauseid lõpetada, te mõtlete ühtemoodi, ajate ühte asja. Võib-olla see on hea koostööpartner. Kui teil pole sellist inimest veel elus, siis ma loodan, et te tema kohtate. Sest edasi siit tuleb selline koosviibimise kaart, aga see on selline vaiksem, selline istumine. See on kusagile külla minemine, kellegagi koos istumine, kohvikusse minemine, restorani minemine. Selline vaiksem istumine on see, et istute siin sõbrannadega koos, tuttavatega või töökaaslastega koos, joote kohvi, räägite juttu maast ja ilmast, võib-olla arutate mingisuguseid plaane tulevikuks. Et võt selline rahulik, heas seltskonnas olemine. Edasi tuleb siit sauade kuninganna. Sauade kuninganna on Hambur ise. Sauade kuninganna on särav, tark, intelligentne. No ta on selline naine, et kui tema ikka läbi vuhiseb kusagilt, siis pilgud jäävad peale. Ja Hambur ongi selline. Hambur on tuline, tark, särav. No polegi imestada midagi, et kõik pilgud jäävad teie peale. Siin ei ole mitte midagi teha, see lihtsalt nii ongi. Kui teie seltskonnas olete, siis teie olete selle seltskonna hing. Teid imetletakse, teid märgatakse, kas te ise sellest kõigest täpselt aru saate, seda ma ei tea. Aga kindel on see, et märkamata teie mitte üheski seltskonnas ei jää. Ja rahulikult olgegi, särage oma kõige paremas säras, näidake välja seda, mis teis on. Ärge hoidke mitte midagi vaka all. Te ei pea ennast varjama, te ei pea ennast peitma, te ei pea mitte kedagi kartma. Te võite rahulikult särada, rahulikult rääkida, mis teil öelda on, oma tarkusega hiilata ja lihtsalt olla teie ise. Edasi tuleb sealt müntide rüütel. Müntide rüütel tuleb mingite uudistega. See võib olla koostööpakkumine. See võib olla lihtsalt mingisugune rahauudis, keegi maksab võla ära näiteks. Või tuleb teile mingisugune endal mingi hea mõte pähe, kuidas veel raha teenida. Mingisugune uus projekt, tuleb mingi uudis, keegi pakub midagi. Mõkkade baas on siin all alumises reas ja mõkkade baas räägib ka nagu uudistest. Aga midagi lõppeb ära Hamburi elus, et see on maailmakaart. Kui narr on esimene kaart ehk nullkaart, siis maailm on viimane ja maailm lõpetab ära midagi Hamburi elus. Mingi etapp Hamburi elus saab läbi. Selle märtsikuuga saab Hamburi elus mingi etapp läbi. Ja Hambur ootab uut etappi, ootab seda uut, mis tulemas on, ega suuda ära oodata. Sest viimane kaart siin selles lugemises on karikate 4 ja karikate 4 on ootamine. See on see kaart, mis Hamburile kõige vähem meeldib selles lugemises. Hamburid ei oota mitte midagi. Hamburid tahavad liikuda. Hamburid on pidevas liikumises. Hamburite elu ei ole mitte kunagi igav, sest nemad liiguvad. Nemad teevad midagi, nemad toimetavad midagi, nemad mõtlevad, nemad genereerivad uusi ideid. Ja selline ootamine väsitab Hamburi ära ja nii ongi see viimane kaart, see karikate 4 räägib väsimusest, tüdimusest, ootamisest. See on täpselt see tüdimus, et ma ootan ja ootan ja ootan ja mitte midagi ei toimu. Ma ei saa aru, miks ei toimu. Kannatust Hamburit, küll see hakkab liikuma. Ma siin seda kiiruse kaarti sellel nädalal ei näe, aga võib-olla järgmisel nädalal tuleb. Aga teil on siin ju küll sündmusi selles nädalas. Tulevad uudised, saate särada, on seltskonda, on istumist, on lootus endale hingesugulane leida. On uudiseid,
kuulake uudised ära, võtke kõik pakkumised ka kaalumisele, särage julgelt ja las ta saab läbi. Sellepärast, et ega ennem ei saa uued uksed teie elus avaneda, kui vanad ei ole sulgunud. Et sulgevad vanad uksed, sulguvad ära ja siis te saate edasi minna sellega, mida te siin ootate. No küll see selgus ka tuleb. Kui sellel nädalal ei ole seda selgust, mis edasi saab, siis vaatame järgmise nädala kaartide pealt, mida te ootasite ja mis saab edasi. Aga seniks nautige pidu, koosviibimist, särage oma kõige ilusamas säras. Ärge hoiake mitte midagi tagasi. Teil on võimalus särada, siis särage. Oodake uudiseid ja las see lõpeb ära, mis lõppema peab. Kõik läheb täpselt nii, nagu peab. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.